Kuidas võiks Iraanis olukord veel halvemaks muutuda, kui USA kasutab enneolematuid õhujõude? Vastus. Veel rohkem õhujõude. Midagi suurt sisenes Vahemerre, samal ajal läheneb 3. USA lennukikandja Iraanile. See on 3-kordne oht, sest USA riskib kõigega ja Iraani režiimi ootab suur üllatus. Rohkem lennukikandjaid ja lennukeid ning nagu edasi vaadates selgub, võtab 3. lennukikandja saabumine Iraanilt viimasegi survevahendi. Esmalt vaatleme lennukikandjat. 8. märtsil teatas Jerusalem Post, et USA saatis USS George H.W. Bushi teele Vahemerre. Lennukikandja liitub 2 teise USA mereväe laevaga Iraani lähedal, USS Abraham Lincolni ja USS Gerald R. Fordiga. Nagu USS Abraham Lincoln kuulub ka see sõjalaev Ameerika Nimitzi-klassi superkandjate hulka. Selle kõige toimumise ajal on USS Gerald R. Ford läbinud Suessi kanali ja asunud Punasesse merre, kus ta väidetavalt ootab, et reageerida võimalikele katsetele, kui Jeemeni Huthid peaksid otsustama liituda sõjaga Iraani poolel. Mis puudutab USS Abraham Lincolni, siis see jätkab pommitajate ja hävitajate saatmist Iraani õhuruumi, kus need tekitavad kaost maapealsetes sihtmärkides, samal ajal kui USA süsteemselt hävitab iga viimasegi sõjalise jõu, mida Iraan arvas endal olevat. Naastes USS George H.W. Bushi juurde on see lennukikandja saadetud teele pärast seda, kui ta läbis rea siirmiseelseid õppusi, mis valmistasid selle ette eesootavateks ülesanneteks. USA News teatas sellest väljaõppest, märkides, et lennukikandja ja selle löögigrupp olid lõpetanud koondüksuse väljaõppe, mis on harjutus, mille kõik lennukikandjate löögigrupid peavad läbima enne, kui neid saab sertifitseerida riiklike ülesannete täitmiseks. Väljaõppe on lõppenud. Lennukikandja valmis tegutsema. USA laevastikujõud kinnitasid seda lihtsa avaldusega, mis paneb Iraani valitseva režiimi jäänukitel judinad üle selja jooksma. GHB-CSG näitas korduvalt oma lennuvahendite täpset ja kiiret starti ning vastuvõttu. Väljaõpe oli intensiivne, nagu avaldus ütleb. 28-päevase õppuse jooksul sooritasid George H.W. Bushi lennukid 1586 väljalendu, tehes 693 pidurdusmaandumist päevavalguses ja veel 682 öistes tingimustes. Lennukikandja grupi ülem, kapten Robert Bibot, ütles, et tema meeskond on valmis kõigeks, rõhutades. Meie ülesanne on olla vajadusel kohe tegutsemisvalmis. Olgu see õhuülekaal, rünnak, elektrooniline sõjapidamine või kohalolek. USA-l kreetsed rollid mõttes. Jääge meiega, sest uurime, millega lennukikandja tegeleb, kui ta liigub läbi Vahemere. Enne seda toob superlennukikandja sõtta veelgi rohkem tulejõudu, mis on olnud USA kasuks alates hetkest, kui hakati korraldama rünnakuid Iraani vastu. Mereväe tehnoloogia märgib, et lennukikandjal on 3250 liikmeline meeskond, sealhulgas 160 ohvitseri. See on olnud USA mereväes alates 2009. aasta maist ning omab tugevat tulejõudu ka ilma lennukiteta. Lennukikandjal on Lockheed Martini mereväe elektroonika ja jälgimissüsteem, mis sisaldab sensoreid, sidesüsteeme, relvi ja muud elektroonikat. USS George H.W. Bush on Raytheoni GMLS Mark 29 raketilaskeseadmed, mis tulistavad NATO Sea Sparrow või Evolved Sea Sparrow rakette. Lisades Mark 49 raketisüsteeme ja 4 20 mm Phalanx lähikaitsesüsteemi, mis lasevad 20-sekundiliste valangutena 4500 lasku minutis, muutub laev väga võimsaks. Iraanil tuleb muretseda mitte lennukikandja, vaid selle pardal olevate lennukite pärast. Mereväe tehnoloogia andmetel mahutab USS George H.W. Bush kuni 56 lennukit ja 15 helikopterit. Leeval ei ole F-35 hävitajaid nagu need, mida USS Abraham Lincolni pardal kasutatakse, et pakkuda vargsi tegutsemise võimekust, mida USA endiselt Iraanis vajab, et hävitada isoleeritud õhutõrjeüksused. USS George H.W. Bush toob lahingusse mitmeid 4. põlvkonna F-18 hävitajaid, Grumman EA-6B Prowleri ja E-2C Hawkeye'd. Lennukeid saab õhku lasta iga 20 sekundi järel. Seega kulub USA-l vaid mõni minut kogu sõjalaeva lennukipargi õhkutõusuks. Veel üks Ameerika sõjaline hiidlane liigub Iraani poole. Aga miks? Me võime teile öelda, mida viimane superlennukikandja ei hakka tegema. Iraani sõjalaevade hävitamist. Ausalt öeldes pole sellel vajadustki, sest kõik suuremad Iraani laevad on juba uputatud.
Donald Trumpi sõnul hävitasid USA väed operatsiooni Operation Epic Fury käigus 3 päevaga 42 Iraani laeva ning suurem osa Iraani õhujõududest ja juhtimiskeskustest. See ei tähenda tingimata, et USS George H.W. Bush ei hakka Iraanis endas veelgi rohkem valu põhjustama, nagu te kohe teada saate. See lennukikandja ei tee midagi, mida 12 Iraani ümbritsevat lennukikandjat poleks juba teinud. Miks liigub see superlennukikandja Vahemerel Iraanile lähemale? Sellele küsimusele on mõned vastused, mis algavad Iraani ühe hoovaga USA vastu. Hormuzi väin. Iraan on suutnud ka pärast rasket pommitamist saata Hormuzi väina väikseid kiireid paate, tekitades suuri probleeme ülemaailmsele laevandusele. See väin on üks maailma olulisemaid naftakoridore. BBC andmetel ähvardas Iraan süüdata kõik laevad, mis sõja ajal USA ja Iisraeliga üritavad Hormuzi väinast läbi sõita. See on murettekitav, sest umbes 20% maailma meritsi veetavast gaasist ja naftast läbib seda väina. Kuigi Iraani merevägi on peaaegu hävitatud, suudab Iraan oma droonide ja kiirete paatidega kitsas veetees endiselt probleeme tekitada. Hormuzi väin on sisse- ja väljapääsu juures vaid 50 kilomeetrit lai, olles Iraani jaoks loomulik kitsaskoht ähvarduste täideviimiseks. See tähendab, et 3000 laeva, mis iga kuu väinast läbi sõidavad, on enamasti seisma jäänud. See tähendab miljardeid dollareid seisvas kaubaveos. BBC andmetel liigub ainuüksi aastal 2025 selle veetee kaudu 20 miljonit barrelit, mis tähendab ligi 600 miljardi dollari väärtuses energiatoodete kaubandust. Iraan teab, et ta ei saa USA sõjaväge kahjustada, kuid ta saab selle ühe hoovaga mõjutada 10 riikide rahakotte. Siseneb USS George H.W. Bush. Max Afterburneri analüüsi järgi on tõenäoline, et USS George H.W. Bushist saab saatelaev kaubalaevadele, kes läbivad Hormuzi väina. Iraani merevägi tugineb kiiretele ründepaatidele, mis muutuvad plahvatavaks meloniks lennukikandja laskeulatusse jõudes. Need paadid lasevad ohule lähenedes välja väikesed drooniparved. Siin tuleb mängu Ameerika viimane lennukikandja. Nüüd, kui see on probleemiks, võimaldab 3. lennukikandja löögigrupi kohalolek saata kaubalaevu läbi piirkonna, kaitsta kaubalaevu droonide eest, mis võivad startida nendelt erinevatelt mereväeüksustelt, selgitab Afterburner. USA saab nüüd 2 lennukikandjaga Iraani piirata, mis tähendab Iraani pommitamist veelgi suurema tulejõuga, samal ajal kui üks keskendub Hormuzi väina avatuna hoidmisele laevaliikluse taastamiseks. See on USA poolt nutikas käik. See võimaldab riigil tasakaalustada kriitikat nafta hinna tõusu ja aktsiaturu languse kohta, mille põhjustas Iraani mõjuvõim ja tekitatud segadus. Kui Hormuzi väin avatakse, võib nafta hind langeda alla $100–120 barreli kohta, teatas BBC 9. märtsil. See on omamoodi tulejõul põhinev diplomaatia, mis lubab USA'l jätkata kampaaniat Iraanis ilma surveta nafta valdkonnas. USS George H.W. Bush suudab rohkemat kui Hormuzi väina kaitsta, kuid enne detailidesse laskumist on see The Military Show. Toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Tellige, et olla alati samm ees. Nüüd, üks teistest asjadest, mida see uus superlennukikandja Iraani sõtta toob, on see, et juba niigi suurim USA õhuvägede koondamine Lähis-Idasse pärast 2003. aasta Iraagi sõda muudetakse ülekaalukaks jõuks, mille vastu Iraanil pole mingit võimalust võidelda. Afterburner ütleb oma analüüsis otse välja. See 3 lennukikandja jõud, mis on üks suurimaid Ameerika mereväe õhujõudude koondisi tänapäeval koos sadade õhuväe hävitajate ja pommitajatega piirkonnas, tähendab ülekaalukat ründevõimet. Kas see tabab Iraani raketibaase, juhtimispunkreid ja seda, mis nende mereväest veel alles on? See pole Iraanile hea. USS George H.W. Bushi saabumine Vahemerre tähendab, et USA suudab luua uusi sõjaväebaase sinna, kus neid veel pole. Iraani strateegias on rünnata USA baase kogu lahe piirkonnas, mis on meeleheitlik samm, nagu me hiljem selgitame. Kuid lennukikandjatega on USA'l sisuliselt liikuvad baasid, mis on täis kaitsevahendeid ja mida Iraanil on palju raskem tabada. 3. Ameerika lennukikandja saabumine Iraani lähedale tähendab veel üht liikuvat sihtmärki, mis suudab paisata tohutut õhujõudu riigi vastu, kelle sõjaline võimekus on peaaegu kadunud. Naaseme Afterburneri kommentaaride juurde ülekaaluka ründevõime kohta.
Iraanil on juba praegu tunne, et nad peavad sellega toime tulema. 6. märtsil teatas Times of Israel, et Iisraeli kaitsejõudude staabiülema, kindralleitnant Eyal Zamiri sõnul on Iraani vastu korraldatud rünnakud hävitanud 80% õhutõrjest ja 60% raketilaskeseadmetest. Zamir hoiatas, et Iraan on tõsiselt nõrgestatud, kuigi oht polnud kadunud. Oleme märganud Iraani ründevõimekuse langust sõja algusest. Droonide ja rakettide jõudemonstratsioon on nüüd järsult vähenenud. Lähis-Ida USA vägesid juhtiva admiral Brad Cooperi sõnul langes Iraani droonirünnakute arv 5. märtsiks 23% võrreldes sõja algusega. Ballistiliste rakettide väljalaskmised vähenesid 90%, kinnitades Zamiri väidet, et USA ja Iisrael on hävitanud Iraani vastulöögivõime. Lisage siia lugematul hulgal kaotatud juhtimiskeskusi, mis raskendavad Iraani vastulööke, kuna puudub logistiline tugi ja käsud ei jõua allüksusteni, muutes jõu peaaegu kasutuks. Iraan mõtleb, kuidas olukord võiks veelgi halvemaks minna. USS George H.W. Bush vastab sellele. Afterburneri sõnul tähendab USA lennukikandja saabumine Vahemerre, et USA ei hoia end enam tagasi ja Iraan kaotab mõju Hormuzi väinas. Ta ütleb, et pärast ränka esimest nädalat liigume USA plaani teise faasi Iraani suhtes, mis on riigi juba halvanud. 3. lennukikandja kaasamisega saab USA nüüd roteerida ja puhata, valmistudes pikemaks mänguks. See ülesehitus võimaldab USA'l ressursse roteerida ja relvi hoida. Hävitajate lained püsivad värskena, kuna sõjas on tabatud üle 3000 sihtmärgi, teatab Afterburner. Pea see number meeles, tuleme selle juurde tagasi. Afterburner ütleb, et USS George H.W. Bush on Iraanile signaal, et puhkust ei tule. USA arvestab pilootide läbipõlemise ja hävitajate hooldusega, tuues 3. lennukikandja mängu. Vähemalt 2 lennukikandjat saavad keskenduda Iraani ründamisele Hormuzi väinas, samal ajal kui 3. tegeleb remondi ja muude probleemidega. Niipea kui välja vahetatud lennukikandja on valmis, naaseb see mängu, kas suurendades juba tegutsevate 2 lennukikandja tulejõudu või andes võimaluse mõnel teisel kandjal välja vahetuda. Trump on öelnud, et eeldab Iraani sõja kestvat 4-5 nädalat või kauem. Veel ühe superlennukikandja ja selle õhuvõimekuse toomine lahingusse on viis, kuidas USA tagab, et suudab jätkata Iraanile seni avaldatud survega samal tasemel. USA võib seda teha. Varem mainisime, et USS George H.W. Bushil pole F-35 hävitajaid. Enamik hävituslennukeid on F-18, mis pole varghävitajad. Selliste lennukite saatmine riiki, kus USA ei kontrolli õhuruumi, on riskantne, kuid tegelikult on risk väga väike. Mõnede arvates pole USA-l Iraanis mitte ainult õhu ülekaal, vaid õhu ülemvõim, võimaldades hävituslennukitel vabalt lennata ja pommitada soovitut. Ainus asi, mille pärast USA nüüd muretsema peab, on väikesed Iraani õhutõrjeüksused, mis on tõenäoliselt ära lõigatud juhtimiskeskustest, mida USA ja Iisrael on juba üle nädala pommitanud. USA keskväejuhatuse endine ülem David Petraeus ütles The Hillile: "Me ei ole Iraani õhu- ja ballistilise kaitse pärast praegu mures." Kui sa püsid raskekuulipildujate laskekaugusest kõrgemal, tähendab see, et sa saad tõesti lihtsalt tuld anda nii palju kui tahad. Õhu ülemvõim on olemas, ütleb ta, seega on USS George H.W. Bushi saabumine loogiline. USA-l pole vaja rohkem F-35, kui tal juba on. Juba kasutusel olevad hävitajad suudavad vargsi hävitada Iraani õhutõrjest alles jäänu. See jätab viimase lennukikandja grupi, mis on saabunud sihtmärke ründama Iraanis Hormuzi väinas, kasutama oma 4. põlvkonna hävitajaid. See kihiline lähenemine, algul vargsi, siis jõuga, viis meid selle numbrini. Üle 3000 rünnaku, mida USA on seni korraldanud. Afterburneri sõnul võib USS George H.W. Bushi saabumine Vahemerre peagi põhjustada tuhandeid lisarünnakuid. See number võib järgmisel nädalal 2-kordistuda või 3-kordistuda, ütleb Afterburner ja lisab. See hoiab režiimile pidevat survet. Viide Iraani režiimile juhatab meid video viimase teema juurde. Mis edasi saab? Praegu teeb Iraan kõik, mis võimalik, et sellest olukorrast välja vingerdada, kuhu ta on sattunud. Kuigi on selgelt näha sisemisi lõhesid, mis põhjustavad nende vastuste halba juhtimist ja segadust. 8. märtsil teatas Al Jazeera, et Iraani president Masoud Pezeshkian vabandas Pärsia lahe naaberriikide ees nende pommitamise eest vastuseks operatsioonile Epic Fury. Kuigi see võis olla üsna nõrk katse võita soosingut riikidelt, keda Iraan on aastaid püüdnud hirmutada, võeti vabandus sisuliselt mõne tunni pärast tagasi, kui Iraan ründas sihtmärke Kuveidis, Bahreinis ja Araabia Ühendemiraatides ning mujal. Iraan ei näi teadvat, mida teeb.
ja kuna endise ülemjuhi Ali Khamenei teine poeg Mojtaba Khamenei nimetati riigi uueks ülemjuhiks, näib, et fanaatilist lojaalsust režiimile nõutakse endiselt, kuigi tõenäoliselt seda Iraanis ei saavutata. Trump nimetas ametisse nimetamist vastuvõetamatuks, vihjates USA jätkuvale Iraani survestamisele. Uue Khamenei päevad on loetud, sest on raske näha, kuidas ta suudaks midagi saavutada peale punkris varjumise, kui tema enda riik on just märklaua tema seljale maalinud. Iraani režiim on selgelt kokku varisemas. Mis puudutab USA'd, siis nemad lihtsalt jätkavad samas vaimus. Trump ütleb, et ta ei lepi millegi vähema kui Iraani režiimi tingimusteta alistumisega ning Bloomberg lisab, et USA presidendil näib olevat kadunud igasugune huvi pakkuda Iraanile tuumalepet kui väljapääsu. Kokkuleppe sõlmimise aeg on möödas ja USA soovib selgelt Iraani tulevikku mõjutada. Pärast seda ja suure ning vastuvõetava juhi valimist töötame meie koos paljude oma imeliste ja väga vaprate liitlaste ning partneritega väsimatult selle nimel, et tuua Iraan tagasi hävingu äärelt, muutes selle majanduslikult suuremaks, paremaks ja tugevamaks kui kunagi varem, kuulutas Trump 6. märtsi Truth Sociali postituses, kirjeldades, mida ta plaanib teha pärast Iraani režiimi kukkumist. USS George H.W. Bush saabumine Vahemerre on märguanne. Iraan ei mõista endiselt. USA jätkab pommitamist ja suurendab vägesid. Iraani režiimil paistab ainsa võimalusena taanduda ja lubada USA'l riigis muutusi teha. Enne seda ründavad USA uusima superlennukikandja 4. põlvkonna hävitajad Iraani, võttes talt kõik, mida ta lootis sõjas kasutada. Venemaa president Vladimir Putin jälgib neid sündmusi õudusega. Ta on olnud hirmul sellest ajast peale, kui algasid protestid, mis käivitasid kõik, mida me praegu Iraanis näeme. Ja selleks on väga suur põhjus. Soovid põhjust teada? Vaata meie videot selgituse saamiseks. Kui video meeldis, telli The Military Show kanal, et olla kursis USA ja Iraani sõjakajastustega. Aitäh vaatamast!